Kõigist avatud haavadest, mis jäid Euraasia mandrile pärast Nõukogude Liidu lagunemist, on Moldova üks alahinnatumaid, kuid samas olulisi potentsiaalseid konfliktikolleid. 2 sajandit on rahvas, keda peetakse üheks Euroopa vaeseimaks, olnud haaratud võitlusest ida ja lääne, täpsemalt Euroopa ja Venemaa vahel. Eelmisel nädalal viskas Venemaa president Vladimir Putin sellele aeglaselt hõõguvale tulele veel hagu juurde. Vene meedia ja mitmed rahvusvahelised väljaanded teatasid, et Vladimir Putin andis välja määruse, mis kiirendab kodakondsuse andmist lahku löönud Venemaa-meelse Transnistria piirkonna elanikele. See on strateegiliselt oluline maa-ala, mis asub Moldova ja Ukraina vahel. See samm on õhutanud pingeid, mis on aasta algusest saadik märgatavalt kasvanud ning ajendanud Moldova president Maia Sandut karmilt reageerima. Siin on põhjused, miks Vladimir Putin selle sammu astus, kuidas Moldova ja eriti Maia Sandu on reageerinud ning mida need viimased arengud piirkonna tuleviku jaoks tähendavad. Probleemi juured ulatuvad otse tagasi Nõukogude Liidu lagunemisse 1980. aastate lõpus. Siiski võib väita, et Moldova probleemid Venemaaga ulatuvad tagasi aastasse 1812, mil Bessaraabia, toonase Moldaavia idaosa, anti Vene impeeriumile pärast sõda, mille venelased võitsid. Moldovalased ei kohanenud Vene võimu all kunagi täielikult. Ajalooliselt ja kultuuriliselt on enamik etnilisi moldovalasi rohkem seotud naaberriigi Rumeeniaga. Tõepoolest, erinevused Moldova ja Rumeenia keele vahel on keeleteaduslikus mõttes enamasti pealiskaudsed. 1918. aastal pärast Vene revolutsiooni sai Bessaraabiast lühikeseks ajaks iseseisev Moldaavia demokraatlik vabariik ja see ühines Rumeeniaga, kuid iseseisvus jäi lühiajaliseks. Teise maailmasõja ajal okupeeris Nõukogude Liit selle territooriumi ja moodustas Moldaavia Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi. Kui Nõukogude Liit 1989. aastal lagunema hakkas, kasutasid moldaavlased võimalust ja liikusid taas iseseisvuse poole. Ja just siis algasidki praegused probleemid. Transnistria, umbes 1600 ruutmiili suurune territoorium Dniestri jõe vasakul kaldal, oli tõusva Moldova natsionalismi vastu. Asjad läksid veelgi pingelisemaks, kui moldaavlased võtsid vastu seaduse, mis kuulutas moldaavia keele ametlikuks keeleks ja asendas kirillitsa ladina tähestikuga. Enamik vasakkalda elanikkonnast kasutas suhtlemiseks peamiselt vene keelt. Nii olid tavalised Transnistria elanikud, eriti märkimisväärsed Vene ja Ukraina vähemused, võib olla õigustatult mures, et nad uue keelekorra all kõrvale jäetakse ning korraldasid proteste. Veelgi olulisem on see, et Transnistriast oli Nõukogude võimu ajal saanud Moldova tööstuskeskus ning eliit oli selle tulemusena poliitiliselt üha mõjukamaks muutunud. Nad nägid, kuhu asjad liiguvad, kui võim nihkus lääne poole. Kui Moldova võttis 1990. aastal vastu suveräänsusdeklaratsiooni, kuulutasid Transnistria elanikud enda autonoomseks vabariigiks, Dnestri Moldova autonoomseks vabariigiks. Uhkes lühike kodusõda, mida raskendas Nõukogude 14. armee sekkumine, mis oli Transnistrias juba ammu paiknenud. Moldovaalased andsid välja dekreedi, millega anti kõik endised Nõukogude sõjaväelased ja varustus ülekujunevatele Moldova kaitsejõududele. 14. armee eiras seda. Seejärel andis Venemaa president Boris Jeltsin need väed üle Venemaa Föderatsiooni kontrolli alla. Seejärel liitus 14. armee separatistide poolega, põhjustades Moldova vägedele mitu olulist kaotust, mis tagasid lahku löönud piirkonna territoriaalse terviklikkuse. Lõpuks allkirjastati 1992. aasta juulis rahuleping ja algasid läbirääkimised konflikti lõplikuks lahendamiseks. Kahjuks 34 aastat hiljem paistab, et oleme püsivast ja sõbralikust lahendusest sama kaugel kui varem. Erinevad katsed on tehtud mõlema poole järjestikuste valitsuste ajal, et jõuda püsiva rahu ja vastastikku vastuvõetavate territoriaalsete kokkulepeteni, kuid ükski neist pole lõppkokkuvõttes toiminud. Mõlemad pooled süüdistavad ebaõnnestumistest teineteist, kuid mis kõige olulisem, Transnistria on endiselt piirkond, mis on tugevalt Venemaa mõju all. Demograafiliselt on piirkond jagatud enam-vähem võrdselt etniliste venelaste, ukrainlaste ja moldaavlaste vahel. Lisaks elab seal ka gagause ja bulgaarlasi. Piirkonna ametlikud keeled, vene, moldaavia ja ukraina keel, peegeldavad seda mitmekesisust. Kuid vene keel on tegelikult peamine keel, mida kasutatakse valitsuses, hariduses ja igapäevaelus. Veelgi olulisem on see, et 1500 Vene vägede operatiivgrupi sõdurid Transnistrias ehk OGRF-i on alaliselt Transnistriasse paigutatud. Need väed vahetusid varem iga 6 kuu tagant, kuid Moldova ja Ukraina on alates 2022 aastast takistanud Venemaa katseid vägesid roteerida. Enamik neist asub Kobažna külas asuvas kasutuselt kõrvaldatud Nõukogude laskemoonalaos. Vaid veidi üle miili kaugusel Ukraina piirist asuv tohutu relvaladu on Ida-Euroopa suurim. Seal hoitakse umbes 22 000 tonni sõjaväevarustust, mida valvavad Vene väed.
Nagu võite ette kujutada, on see tohutu relvavaru nii Moldova kui ka Ukraina jaoks valus probleem. Keegi peale Transnistria ja Vene võimude tegelikult ei tea, mis seal täpselt hoitakse või mis seisukorras see kõik on. Suur osa sellest on kahtlemata juba ammu oma aja ära elanud, olles seal olnud 35–75 aastat. Ja see, mis Ukrainas toimub, ei tee olukorda sugugi paremaks. Väga hävitav sõda käib vaid mõne miili kaugusel ning võimud kardavad, mis võib juhtuda, kui laole peaks kogemata pihta saama. Kuna seal on hoiul nii palju potentsiaalselt ohtlikku laskemoona, siis Moldova Teaduste Akadeemia leidis 2015 aastal, et Kobasnas toimuv plahvatus oleks võrdne Hiroshima ja Nagasaki aatomipommitamistega. Nii venelased, ukrainlased kui ka moldovalased kardavad samuti, et seal hoitav töökorras laskemoon ja varustus võidakse sõtta kaasata, mis võib potentsiaalselt tõmmata Moldova konflikti. Seda probleemi on keeruline lahendada, kuna kõik asjaosalised tõmbavad eri suundades. Moldovalased sooviksid, et relvad ja väed eemaldataks, kuid see pole lihtsalt võimalik, kuni sõda Ukrainas kestab. Transnistria võimud näivad soovivat mõlemad hoida kui omamoodi julgeolekugarantiid võimalike Moldova jõupõhiste taasühinemiskatsete vastu. Ukrainlased tahaksid tõenäoliselt väga need väed hävitada ja varustuse endale saada. Ja venelased on juba ammu püüdnud olukorda enda kasuks ära kasutada, nagu Vene juhtkonnale omane on. Nüüd, suure osa Moldova iseseisvusjärgsest perioodist lasti Transnistria probleemil enam-vähem lihtsalt kulgeda. Moldova valitsused kaldusid kõikuma venemeelsete ja otseselt oligarhide kontrolli all olevate režiimide vahel, kus kummalgi polnud tugevat motivatsiooni seda peatükki lõplikult sulgeda. Aga kõik see muutus otsustavalt, kui Maia Sandu 2020 aastal ametisse astus. Sandu ei ole kindlasti venemeelne. Ta tuli võimule läänemeelse korruptsioonivastase platvormiga ning on jõuliselt seadnud sihiks Euroopa Liidu ja võib-olla isegi NATO integratsiooni. Moldova sõlmis algselt assotsiatsioonilepingu Euroopa Liiduga 2014 aastal, kuid Sandu juhtimisel on EL-i liikmeks saamise püüdlused saanud tugeva hoo sisse. 2022 aasta märtsis esitas Moldova taotluse Euroopa Liidu liikmeks saamiseks ning 3 kuud hiljem anti talle ametlikult kandidaatriigi staatus. Järgmisel aastal juunis sõlmis Moldova ulatusliku vabakaubanduslepingu Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooniga ning sama aasta detsembris algasid ametlikud liitumisläbirääkimised. 2024 aastal korraldati Moldovas referendum Euroopa Liiduga ühinemise küsimuses. Keset laialdasi süüdistusi välissekkumises ja hääletustulemuste manipuleerimises kuritegelike rühmituste poolt, peamiselt Venemaa või Venemaaga seotud parteide poolt, hääletas napilt 50,17% poolt. Rahva heakskiidu saamisega on töö Euroopa Liidu rangete vastuvõtukriteeriumide täitmiseks täies hoos ning Transnistria küsimus kujutab endast üht peamist takistust. Oleme seda lugu varem näinud Gruusias ja Ukrainas. Nüüd kasutab Venemaa sama taktikat, et takistada või vähemalt määramata ajaks edasi lükata Moldova lootusi Euroopa Liiduga liituda. Siin on, kuidas see strateegia töötab. Et täita rangeid 1993 aasta järgseid Kopenhaageni kriteeriume, peab Moldova tõestama, et tal on stabiilne demokraatia, toimiv turumajandus ning suutlikkus rakendada ja järgida EL-i seadusi kogu oma territooriumil. Nagu kõik endised Nõukogude riigid, päris ka Moldova selgelt mitte turupõhise majanduse, mis oli korruptsioonist läbi imbunud. Ja nagu enamikus neist riikidest, astusid ka siin oligarhid kommunistide jäetud tühimikku, süvendades ja laiendades korruptsiooni, ebavõrdsust ja seadusetust. Nende suurte struktuursete probleemide ületamine pole Euroopa vaeseima riigina sugugi lihtne ülesanne, isegi hoolimata suurest toetusest Euroopa Liidult ja ÜRO arenguprogrammilt. Ukrainal võib olla kahtlane au omada Euroopa madalaimat keskmist palka ning Põhja-Makedoonial, Montenegrol, Andorral ja San Marinol võivad olla väiksemad SKT-d. Aga kõige olulisema näitaja, SKT elaniku kohta ostujõu pariteedi alusel osas, ehk siis kohaliku valuuta arvestuses ühe inimese kohta loodud SKT kogus on Moldova kogu Euroopa lõikes üks madalamaid. Kopenhaageni kriteeriumide täitmiseks peab Moldova veel süvendama kohtureformi, tugevdama õigusriiki, võitlema juurdunud korruptsiooniga ja lõpule viima deoligarhiseerimise, mis pole sugugi lihtne ülesanne. Riik peab samuti viima oma seadusandluse vastavusse kõigi 35 läbirääkimiste peatükiga, parandama avalikku haldust ning tagama küberjulgeoleku ja energiasõltumatuse. Veelgi enam, neid meetmeid tuleb rakendada kogu taotlejariigi territooriumil. Ja just see teeb Transnistria küsimusest suurima takistuse Moldova EL-iga ühinemisel. Sa ei saa tagada EL-i nõuete rakendamist kogu oma territooriumil, kui strateegiliselt oluline osa sellest on de facto sinu kontrolli alt väljas. Ära raiska oma väärtuslikku vaatamisaega videotele, mis lihtsalt kordavad pealkirju, nagu kõik teisedki. Siin sõjasaates toome teieni kõige olulisemad lood ja selgitame täpselt, miks need tähtsad on. Telli kanal, kui soovid olla kursis sõjaliste ja geopoliitiliste sündmustega maailmas.
Nüüd on EL andnud märku, et autonoomse piirkonna nagu Transnistria olemasolu ei sulge iseenesest ust EL-i liikmeks saamisele. Küpros, Ühendkuningriik ja Lääne-Saksamaa liitusid kõik EL-iga, kuigi neil olid käimasolevad territoriaalsed vaidlused. Küpros on tänaseni jagatud. Aga need riigid liitusid EL-iga enne Kopenhaageni kriteeriume ja reeglid on sellest ajast oluliselt karmistunud. Nii et Transnistria küsimuse lahendamine ühel või teisel viisil on Sandu jaoks esmatähtis, kui ta juhib oma riiki läände. Kuidas ta kavatseb seda saavutada? Ametlikult soovib ta piirkonna rahumeelselt Moldovaga taasühendada protsessi kaudu, mis keskendub demilitariseerimisele, deoligarhiseerimisele ja demokratiseerimisele. Ta pooldab rahvusvahelise mehhanismi loomist EL-i toetusel selle ülemineku jälgimiseks, väites, et Vene vägede jätkuv kohalolek kujutab endast olulist julgeolekutakistust. Mitteametlikult on ta näidanud, et tema teod on palju karmimad kui tema sõnad. Moldova põhiseadus nõuab, et riik jääks neutraalseks ega lubaks välisvägede paigutamist oma territooriumile. Neutraalse staatuse muutmine nõuab üleriigilist referendumit. See on ebatõenäoline, kuna enamik moldovalasi toetab neutraalse staatuse säilitamist. 2023 aasta juunis läbi viidud küsitlus näitas, et 28% hääletaks hüpoteetilisel referendumil Moldova liitumise poolt NATO-ga, samas kui 60,3% oleks selle vastu. Kuid kuigi ta pole selgelt neutraalsust rikkunud, andes Ukrainale sõjalist abi või lubades Ukraina vägesid Moldovasse, on ta olnud tulihingeline ja ühemõtteline Ukraina toetaja nende püüdlustes tõrjuda Venemaa sissetungi. Ja alates jaanuarist on ta koos Ukrainaga karmistanud majanduslikku haaret Transnistria ümber. 1. jaanuari südaööl hakkas Ukraina kehtestama rangeid kontrolle umbes 450 kilomeetri pikkusel piiril Transnistriaga, nõudes lubatud kaupade või inimeste liikumise puhul läbivaatust. Samaaegselt tugevdasid Moldova võimud kontrollpunkte ja laiendasid piirivalvet, kasutades mobiilseid üksusi kontrollide toetamiseks väljaspool püsivaid ületuskohti. Täpselt 2 aastat varem, 1. jaanuaril 2024, kehtestas Sandu valitsus impordi- ja ekspordimaksud Transnistria suunal, mis ajendas separatistide juhti Vadim Krasnoželskit süüdistama Moldovat majandusblokaadi kehtestamises piirkonna vastu. See polnud esimene kord, kui ta selliseid väiteid esitas, kuid seekord oli tal sisuliselt õigus. Koos energiavarustuse häiretega, mis järgnesid ootamatule Vene gaasisubsiidiumite kaotusele järgmise aasta jaanuaris, mõjus see samm Transnistria majandusele rängalt. 2025 aastal kahanes majandus peaaegu 18%. Tööstustoodang langes, 27,3% väliskaubanduse käive vähenes, 28,5% ning inflatsioon tõusis 14,7%-ni. Ja nende uute piirivalve kontrollimeetmete tulemusena pole ka 2026 aasta väljavaated palju paremad. Ukraina ja Moldova koordineeritud blokaad on muutnud Transnistria hallist tsoonist, mida Venemaa sai vaikselt hallata, kontrollitud alaks, kus väljaspoolt tulev toetus muutub väga nähtavaks ja seda on lihtne peatada. Aastaid liikus suur osa Venemaa toetusest Transnistriale mitteametlike kaubateede, sõbralike ettevõtete ja lõdva tollikontrolli kaudu, mis vältisid täielikku Moldova kontrolli. Sulgedes need teed on Moldova ja Ukraina muutnud Venemaa kohaloleku raskemini säilitatavaks ja palju vähem tõhusaks vahendiks surve avaldamisel EL-iga lõimumise vastu. See samm vihastas selgelt Putinit ja ta vastas panuseid tõstes. Esiteks astus ta samme, et muuta Venemaa vägede seaduslik välismaale saatmine lihtsamaks. 13. mail võttis Venemaa Riigiduuma vastu seaduse, mis annab talle õiguse saata Vene vägesid välismaale, et kaitsta Vene kodanikke, kes on arreteeritud, kinni peetud või keda välisriikide kohtud või Moskva poolt mittetunnustatud rahvusvahelised kohtuasutused menetlevad. Moskva ei tunnista Kiievi valitsust legitiimseks ja tundub, et ta pole kaugel ka Sandu valitsuse tunnustamise lõpetamisest. Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zaharova tegi selgeks, et see samm oli vähemalt osaliselt suunatud otse Kisinjovi vastu. Igasugune agressioon meie kaasmaalaste vastu, kes elavad Transnistrias, saab kohese ja adekvaatse vastuse, ütles ta pressibriifingul, lisades, et Moskva on valmis kasutama kõiki vajalikke vahendeid kohaliku elanikkonna turvalisuse tagamiseks. 2 päeva hiljem, 15. mail, allkirjastas Putin seaduse, mis kiirendab Transnistria elanike kodakondsustaotluste menetlemist. Seadus võimaldab üle 18-aastastel elanikel saada Venemaa kodakondsuse ilma, et nad peaksid tõendama vene keele, ajaloo ja seadusandluse tundmist, mis on tavaliselt range nõue. Samuti vabastatakse nad nõudest elada Venemaal 5 aastat enne taotluse esitamist. Sandu reageeris kindlasti uudisele. Putini määruses öeldakse, et otsus tehti selleks, et kaitsta isikute ja kodanike õigusi ja vabadusi, lähtudes rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtetest ja normidest. Sandu lükkab selle täielikult tagasi.
ta väidab hoopis, et Kreml üritab varjatult mobiliseerida kohalikku elanikkonda, et tugevdada oma vägesid Venemaa täiemahulises sissetungis Ukrainasse. ta väidab ka, et Moskva kasutab passipoliitikat poliitilise surve avaldamiseks Kišineule, kuna Moldova liigub edasi piirkonna taasintegreerimise plaanidega. Ja ta väidab enesekindlalt, et see ei hakka toimima, sest valdav enamus Transnistria elanikke soovib olla moldovalane ja liituda Euroopa Liiduga. Laiapõhjalises RFI TV-le antud intervjuus ütles ta: "Ma usun, et need, kes soovisid Vene kodakondsust, said selle tõenäoliselt varem, kuid ma ei näe ka põhjust, miks inimesed tänapäeval Vene kodakondsust tahaksid. Vastupidi, paljud inimesed, kellel varem ei olnud Moldova passe, on need nüüd saanud. Inimesed tahavad olla EL-i kodanikud, mitte Vene kodanikud." Ta ütles paar päeva varem Tallinnas Eestis toimunud julgeolekukonverentsil, et alates Ukraina sõja algusest on enamik selle piirkonna inimesi võtnud Moldova kodakondsuse, sest nad tundsid end turvalisemalt Moldova Vabariigi kodanikena, mitte Venemaa kodanikena. Kas faktid toetavad teda siis? Moldova lubab topeltkodakondsust, nagu ka Transnistria. Transnistria annab välja oma passi, kuid väljaspool Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat, 12 tunnustamata lahku löönud piirkonda Gruusias, ei tunnusta seda keegi, isegi mitte Venemaa. Nii et Transnistria elanike jaoks, kes soovivad oma piiridest kaugemale reisida, on topeltkodakondsus hädavajalik. 2015 aasta rahvaloenduse andmetel elab piirkonnas umbes 475 000 inimest, kellest vähemalt 358 000 on Moldova kodakondsus. Umbes 220 000 on Vene kodakondsus ja veel umbes 100 000 Ukraina kodakondsus. Lihtne matemaatika ütleb meile, et paljudel on 2 või rohkem passi. On tõsi, et vasakkalda elanike Moldaavia passide taotlused on tõusuteel ning Sandu väide, et EL-i liikmelisuse tõmme on oluline tegur, on peaaegu kindlasti õige. Rohkem kui 2000 elanikku taotles Moldaavia passi 2025 aastal, mis on 50% rohkem kui 2024 aastal. Kuid kui vaadata veidi kaugemale minevikku, siis aastatel 2022-2023 teatas valitsus, et välja anti 38 040 passi, mis viitab sellele, et viimasel ajal on toimunud märkimisväärne langus. Ametlik statistika näitab ka, et enamik Moldaavia kodakondsuse saanud inimesi said selle enne Ukraina sõja algust, mitte pärast seda. Kuigi on tõsi, et 2022 ja 2023 aastal oli taotluste arvust tõus, olid 330 538 elanikku, mis on üle 90% praegusest koguarvust, saanud oma Moldaavia passi juba 2020 aasta lõpuks. Tõsi küll, ilma et tahaksin vähendada selle kiirendatud kodakondsuse andmise sammu murettekitavat iseloomu, on kogu selles loos siiski ka teatud farsilik element. Rumeenia on juba ammu pakkunud moldovlastele kiirendatud kodakondsust ühise ajaloo ja päritolu alusel. See otsus on oma mõjult võrreldav, kui mitte geopoliitilise kavatsuse poolest Venemaa seadusega Transnistria elanike jaoks. Rumeenia seaduse artikli 11 kohaselt on moldovlastel, kes suudavad tõendada oma põlvnemist Rumeenia või Bessaraabia kodanikest, eriti neil, kes elasid piirkonnas enne 1940 aastat, õigus lihtsustatud korras Rumeenia kodakondsusele. See protsess kestab tavaliselt 2–3 aastat ning paljud taotlejad on vabastatud elamis- ja keelenõuetest. See on edukate taotlejate jaoks märkimisväärne võit. Ilma päritolu tõendita peaksid Moldova taotlejad elama alaliselt Rumeenias 8 aastat ning läbima muu hulgas rumeenia keele ja rahvuskultuuri normide testid. See poliitika võimaldab moldovlastel saada EL-i kodakondsuse, mis annab neile viisavaba reisimise, töötamise ja elamise õiguse kogu EL-is, sarnaselt sellele, kuidas Vene kodakondsus annab Transnistria elanikele võimaluse Venemaal. Pole üllatav, et 2024 aastaks olid 100 000 moldovlased, rohkem kui kolmandik elanikkonnast, saanud sel viisil Rumeenia passi, sealhulgas Sandu ise. Tõepoolest, Sandu ütleb, et hääletaks Moldova taasühinemise poolt Rumeeniaga, kui tema riigis selle kohta referendum korraldataks. Moldova otsustas juba 100 aastat tagasi Rumeeniaga ühineda, nagu me varem mainisime. Lõppkokkuvõttes, kui Transnistria küsimust ei õnnestu lahendada, võib ühinemine olla Moldova parim võimalus Euroopa Liiduga liitumiseks. Sandu eelistaks liituda liiduga suveräänse Moldovana, kuid kui see pole võimalik, on ühinemine Rumeeniaga teostatav varuplaan. Nagu ta ütles RFI TV-le, me võime liituda Rumeeniaga Euroopa Liidus ja see pole ainult meie arvamus, enamik inimesi Moldovas toetab EL-iga ühinemist. On ka inimesi, kes toetavad ühinemist Rumeeniaga. Praegu töötame kõvasti selle nimel, et Moldova saaks Euroopa Liidu liikmeks ja loodame, et see stsenaarium õnnestub. Kui see mingil põhjusel ei õnnestu, kaalume loomulikult ka teisi võimalusi. Peamine eesmärk on säilitada rahu Moldovas ja hoida Moldova vaba maailma osana. Aeg näitab, kui paljud Transnistria elanikud Putini pakkumise vastu võtavad, kas nad Sandu sõnul satuvad kiiresti tema lihaveskisse ja kuidas kujunevad Moldova Euroopa Liidu püüdlused. Praegu on olukord selgelt kiiresti eskaleerumas.
me jälgime olukorda hoolikalt ja analüüsime sündmusi nende toimumise ajal. Samal ajal, kui Moldova naudib suhtelist rahu ja turvalisust, löövad sündmused üle kogu maailma lõkkele. Vaata seda videot 5 konfliktist, mis võivad enne selle aasta lõppu vallandada 3. maailmasõja. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!